Tere, head diskisõbrad! Pole ammu näinud, pole ühtegi videot teinud. Kevad on käes, ilmad soojemaks lähevad, siis ma hakkan jälle videoid tegema. Nüüd talvisel hooajal on palju olnud võrguvõistlusi, kus ma olen saanud võitu tunda, aga diskiga ma veel ei ole seda saanud. Nüüd hakkab EDGL-i karikas uuesti pihta. Järva-Jaani on esimene etapp ja täna lähme vaatame selle raja üle ja teeme sellest väga lühikese kokkuvõtte. Ehk äkki sellesse samasse videosse mahub ka väike turniiri ülevaade, kuidas mul läheb päris võistlus seal Järva-Jaanis. Aga kõigepealt lähme Järva-Jaani. Järva-Jaani, esimene rada on siin kohe par 4, pea 160 meetrit. Triple Mandost vaja läbi saada. Glory! Ma loodan, et see feidib sinna puude juurde ja vaatame. Hei, Mando vitt! Sellepärast peabki enne harjutama. Teine tuli Mandost läbi. Nüüd on vaja ainult mäest üles visata. Vist gramm lühike, aga putil. Kolmas oda. See on meil 122 meetrit par 3. Siin on üldse siuksed korvid, kuhu ma arvan, et ma enamasti ei ulatu. Aga vaatame. Tikk sirge, kõvematel meestel laiser, ma lähen Tessuga. Ütleme nii, et üllatavalt hea vise, ma ütleks ringi sees. Oi, kui ilus kõrgus. Aga 122 meetrisel rajal suke 10 peal, pole paha. 5 alla mäge 88 meetrit sooniga. Gramm lühike, ma proovin passiga ka. Jah, Aiserit on vaja. Vahepeal 12. korvis skoor on +3. Kes Järva-Jaanis käinud on, siis siin on kõik rajad pikemaks tehtud, nii et ta on veel keerulisemaks tehtud. Aga 88 meetrit, keda või proovime kõrgele ja vaatame, mis saab. Ilmselt veidi kaugel korvist, aga ma tahtsin teise poolt posti saada. Noh, täitsa ringis, siuke 7 meetrit. Ai, kõditas kette. Olemegi 18. skoor on +5. Par 377 meetrit, saarekas. Vaja saada sellisest august läbi siit. Nii et ma lähen zooniga sirgelt ja lasen tal feidida. Kuna seal on väiksed puud, mis kaitsevad seda korvi, siis kui ta nendest sai mööda, siis on putil. Noh, see tuli siia. Korv on seal. Nii et ei olnud kõige parem mise, aga teine mise on siin. Ja siit on juba mingi lukk. Tehtud. Ja +5 on siuke asi, mida annab pühapäeval veel üle teha, nii et vaatame, mis pühapäeval saab. Ja tere pühapäeva hommikut Järva-Jaani. On inimesed, kes ütlesid, et ma kohe arvasin. Kell on 9:30. Eile läks pikale. Eile oli üks võistlus mul võrkpallis ja õhtul ball, kus sai tantsida päris pikalt. Nii et väsind, keha on ka väsind, aga lähme mängime. No nii, ma ei hakanud esimest ringi filmima, aga muidu oleks veel rohkem pinget sees olnud, aga kui ma harjutusringil tegin +5, siis nüüd esimene ring läks -1, mis tähendab, ma olen lead-cardis, top 4 seas. Ja nüüd hakkab teine ring. Ma arvan, ma seda ka ei filmi, aga teeme pärast kokkuvõtte, kuidas läks. Veits on nüüd pinge sees. Teate, mis või? Ma sain auhinna! Esimene korralik, suurem discgolfi alane auhind.
EDGL-i karikasarja esimene etapp Järva-Jaanil ja M3 teine koht ja esimene ring -1, teine ring 0, mängisin üle oma reitingu, ma olen väga rahul oma tänase päevaga ja siis me olime kolmekesi ümbermängimisel esimesel rajal, see on par 4, üsna keeruline, kui ei taba õiget viset ja ma jäin lõpuks mingi 13-14 meetri peale, pidin puti sisse panema, et pirku saada, muidu ma oleks läinud järgmisele rajale edasi mängima, sest üks teine suure tõenäosusega oleks võtnud parri ja ma panin selle 13 meetri pealt puti sisse, kui magus see oli ja ma teadsin, teine koht on minu, nii et ma veel hommikul ärgates mõtlesin korra selle peale, et ei tea, kas ma ikka viitsin tulla, mul on nii vähe unetunde ja ei tea, kas hakkab tegema. Red Bull, banaan, šokolaadid, värgid-särgid, kõik on olemas igaks juhuks, et oleks energiat ja ilus asi panna nüüd kuskile kapi peale auhinnaraha, mitte küll füüsilist raha, aga kinkekaardi raha, idekas. Võib-olla sellest discgolfi värgist isegi saab veel asja.